Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas teha siis nutirakendust enda kodukohast. Iseenesest saab sarnaselt teha nutirakendusi ka teistest ennast huvitavatest teemadest, nagu hobidest, lemmikloomadest, retseptidest, tunnimaterjalidest ja nii edasi. Oleme ise küll kasutanud mitmeid mobiilrakendusi, aga hoopis ägedam on siis iseendale täpselt selline mobiilirakendus teha, nagu me soovime. Nüüd arvutile käskude andmist ehk siis sellise rakenduse loomist nimetataksegi programmeerimiseks. Ja meie kasutame siin mobiilirakenduste tegemiseks siis App Inventorit. Teeme siis sellise mobiilirakenduse ehk programmi, mis tutvustaks kodukanti. Kuna mina olen näiteks pärit Kadrinast, siis teen Kadrina kohta. Teie aga proovige teha enda kodukandi kohta. Selleks olen ma siin ette, võib-olla natukene uduselt, pannud pildi meie mobiilirakenduse struktuurist. Ehk loome 4 lehekülge, milleks on avaleht, infoleht, pildileht ja lingileht. Nüüd iga leht siis sisaldab vastavat informatsiooni. Avalehel võiks olla siis pealkiri ja lühikene sissejuhatav tekst ning nupud siis, mis viiksid infolehele, pildilehele ja lingilehele. Teiseks võiks siis teha infolehe. Sellel on omakorda kõige alguses nupp, mis viib tagasi avalehele. Teiseks võiks olla pealkiri ja kolmandaks siis info kodukohast. Kolmanda lehena võiks teha pildilehe. Siin oleks samamoodi nupp, mis viiks tagasi avalehele. Seejärel pealkiri ja seejärel siis pildid. 4. lehekülg võiks olla siis lingileht, kus oleks siis samamoodi nupp tagasi avalehele, pealkiri, aga lisaks siis erinevad lingid, mis viivad siis välja poole seda mobiilirakendust. Aga alustame kõigepealt lehekülgede tegemisest ja teeme ära ka kodukandi lehekülje. Selleks siis läheme leheküljele appinventor.mit.edu, logime sisse ja teeme uue projekti nimega kodukoht. Okei. Avaneb meil siis esimene lehekülg ja teeme siis sellest meie mobiilirakenduse avalehe. Kõigepealt avaneb meil siis selline ekraan nagu Screen 1 ja teeme siis sellest meie avalehe. Tuletame meelde, et siia oli vaja siis pealkirja, teksti ja 3 nuppu. Loistame siis siia kõigepealt ühe tekstisildi label, mis on pealkirja jaoks, teise tekstisildi, mis on siis lühiinfo jaoks ja 3 nuppu, mis on siis teiste lehekülgede jaoks. Paneme siis pealkirjaks minu kodukoht. Klopsame peale ja siit paremalt leiame siis üles tekst ning trükime siia. Minu kodukoht, Kadrina. Ja siin paremalt saame ka suurust muuta. Paneme siis selle pealkirja suuruseks 22. Teiseks siis võiks panna lühikirjelduse. Nii et panen siis selle lause siia. On näha, et see küll läheb ekraani taha, aga tegelikult mobiilirakenduses ta teeb nii, et kõik mahuks ilusti ära. Kolmandaks siis muudame esimese lingi teksti ära. See võiks olla meil siis infoleht. Teine võiks meil olla siis pildileht. Ja kolmas võiks meil olla lingileht. Selleks, et saaksime nendele nuppudel klõpsata ja minna vastavatele lehtele, tuleks siis luua ka need teised lehed. Selleks kõigepealt loome infolehe, klõpsame add screen ja paneme siis teisele infolehele nimeks infoleht. Ja vajutame OK. On näha, et kohe ka avatakse see infoleht. Nüüd neid lehekülgi saab vahetada siit. Läheme tagasi Screen 1-le. Screen 1 on siis alati esimene leht, mis avaneb, kui mobiilirakendus käima panna. Teeme ka samamoodi pildilehe. Okei, peab ootama. Nii pildileht on olemas. Ja teeme siis ka lingilehe add screen. Lingileht. Nüüd on siis see ka olemas. Läheme esilehele
Nüüd võiks ära muuta veel siit ülevalt esilehelt selle teksti. Selleks klõpsame screen 1 ja otsime siit üles title ja paneme selle nimeks siis kodukoht Kadrina. Nii. Ja viimase asjana siis programmeerime need nupud ka. Ja selleks, tuletame meelde, tuleb minna blokside alla ning siin programmeerida need nupud. Kõigepealt programmeerime esimese nupu. Selle nimi oli siis button 1. Tuletame meelde. Siit on näha, et see on infoleht. Teeme siis nii, et when button 1.click do ja mis siis teha võiks, siis ta võiks avada selle ekraani, mille nimi on siis infoleht. Ja kontrolli alt leiame siis sellise tüki open another screen ja siin on screen name. Ja nüüd tuleks panna siis siia lõppu, millise ekraani ta avab. Sellest võtame tekstist kõik tühjad. Trükime siia täpselt selliselt suure tähega alates infoleht. Nüüd samamoodi tuleks teha ka teiste nuppude kohta, võite samamoodi loistada, aga näitan ka kergemat versiooni. Kui parema klõpsuga vajutate duplicate, siis saab neid tükke tuuveldada. Nüüd teisele paneme siis button 2 ja see oleks meil siis pildileht. Ja kolmas oleks siis button 3, kolmas nupp oleks meil siis, avaks meil siis lingilehe. Lingileht. Nüüd on meil need nupud siin programmeeritud. Proovime, kas töötab ka. Salvestan arvutisse. Kodukoht. Ja avan selle samuti taaskord ArcWelderis. Selline see äpp meil siis on, et klõpsates infolehele avaneb tühi infoleht, pildilehele siis pildileht, siin äppis on ka võimalik tagasi minna, me teeme veel eraldi tagasi nupu. Ja lingileht. Tundub, et kõik töötab ilusti, on näha, et täppidega tähed töötavad, tekst ilusti mahub siia ekraanil ära. Ja kui nüüd vaadata tahvelarvutis, kus on laiem ekraan, siis on näha, et tekst automaatselt natuke muutub suuremaks, küll aga tekst mahub ka ise ära siia. Selleks videoks on praegu kõik. Järgmises videos vaatame siis, kuidas teha infolehe, pildilehe ja lingilehe valmis. Edu!